täna oleme me kõik siin täiesti võrdsed. Mul on hea meel, et te olete kogunenud vaatama meie Naarotsi gümnaasiumi 10. muusikalit. Päris uhke aastapäev, kas pole? Need lavalauad on näinud paljut. Madruste mässu ja imelemaad ning lugematul hulgal vürtse. Lugu, mida te olete täna vaatama tulnud, leiab aset peamiselt samuti ühes kõrtsis. Ja see räägib ühest mässust, mis õigupoolest mitte midagi liialt palju ei muutnud ja toimus pisut paarkümmend aastat peale ühte suurt revolutsiooni. Siis oleks võinud jääda ajaloo unustuse hõlma, kui ei oleks olnud ühte meest, kes juhtus seal olema ja selle kirja pannud. Aitäh, Viktor Hugo. Ja ma olen seda veidi kohendanud. Natuke võtnud inspiratsiooni kodumaa ajaloost, natuke surganud sisse mõned laulud, mida teie vist noorena kuulasite. Ja loomulikult tuli ka suur inspiratsioon meie oma ühikapunkaritelt. See lugu võib lõppeda kurvalt, kuid ma loodan, et te siiski saate sellest lootust ja inspiratsiooni hakata vastu ebaõiglusele ka siis, kui te näete seda tänapäeva tormilises maailmas. Aga ma olen rääkinud liialt palju. Viva la revolution! Ameerikas on jälle hakanud rahutuks minema. Räägi mulle, on meil siin midagi
huvitavamad toimumas? See on Pariis, lugupeetud sõber. Kunas meil siin midagi toimumas ei oleks. Üliõpilased on messumeelsena korrasid. Nad vist ostanud kuningaile vaadata. Jälle? Kas me seda ühte alles maha ei löödud? Lõime, aga tühja sellest. Nad kas võid veel öelda, kas nad ei olnud sündinud või olid neil alles ninad tatised. Nojah, tead sa midagi täpsemalt ka? Noh, mingi sagimine käib nottedaami juures ja ruudepakil olla ka rohkem sodi kui tavaliselt. Peategevus toimub aga ABC juures. Tule, mida varem Korinteks kutsuti. Kuna me siin ju päris siinsamas, lähme vaatame korra. Notre Dame'i juures on varud valmis. Pamfleti kirjutajad valmis, oodame trükkminekut iga paberini lugeda saaks. Iga päris tööline, üliõpilane, valmis meiega ühinema. Vajavad ainult üht sõna, et ole valmis kuning kuputama. Aga no vali peab see sinu kuramuses sõna ikka olema. Ongi vali, kas King Jettet ja Jollit eile ei kuulnud või? Pool linna kuulis teid, palun. Varsti me peame korraldusi korraldama mitte püssides, vaid teile helikindlata seinte ehitamine. Tead, Jolie, ära siin ohka, ära muretse. Ega teise Pariisi otsa teid ikka kuulda ei olnud. Seal on tead kõva kuulmisega valamüüdid. Kas püssid on laetud? Laigleeb, proua Hääl, kas varud on üle laetud? Granteer, pane see pudel ära. Kuule, mul üks lanks veel ja ma luban, püsse te enam ei vaja. Nad surevad kõik minu hingeõhu kätte. Hästi maksate, härrad. See jumal võib mõtleda endale nii palju põel, kui näha väga. Mina toon teile alati jõued kätte. Kalliks hakkab minema. Ja mis sul sellest? Ega sul sellest rahast surnukiksust mingit kasvu ei ole? Näed, selles on sul õigus. Ja Jolles on kangesti sellist nägu, et hakkab jälle kõne pidama. Tooge meil midagi ülemised riiulid. Tubliks hakkas. Ainult samaine. Kodanikud! Uus päev on saabumas. Hetk on koivatmas. 100 aastaid kestnud monarhia türannia, millest me saime pausi maitanud Robespierre ennast ohverdavatele otsustele, on lõppemas. Ja homne tuleb parem kui eile. Barrikaadid saavad ehitatud ja lammutatud. Palais Royalist saab parlamendi hoone. Kuninga kroon sulatatakse vaba Prantsusmaa müntideks, mida ehib Marat nägu. Ja iga mees on sina, mitte teie. See mägi võib olla kõrge, aga me ületame selle, just nagu Hannibal kunagi. Aga kui sa libised? Surm Pariisis sügiseses pargis. Minna taeva alla väljalt maalt. Veel on aega ümbrikule margid. Saata kirju, kuni saata saab. Mõne teised tunnid veel on vaja, valge paber mustab kirja veab. Lammutatult tänavad ja maja, kes ikka endine sa tead. Sinu jummikuid ei avad. Telefonist ostab pannitoon. Vahel tundub, kõik on justkui sama. Pisut tublim on need elujoon. Aga praegu võõrinna tuled säravad ja säravad veel siis. Sa täna hommikul kas sureb linnas, mille nimi on Pariis. Surm Pariisis sügiseses pargis. Minna laeva alla märjad maad. Veel on aega ümbrikule margid. Saata kirju, kuni saata saab. Tuua kohvi veini küünlavad
igaveseks veritsev haav oleks ju väga õhtlik ja üleüldse... Ja üleüldse on jutti vaid austatud Cosette Fauchevelentis. Noh, Enjolras, sa räägid muudkui lahingutest ja uuest maailmast, aga sealt tuleb meie Don Juan ja tema meelel on hoopis teised võitlused. Kes teist hoolib Maariuse õnnetust ja üksildasest hingest? Kui meie meelel peaks olema hoopis see, mis on meist suurem, mis on meist võimsam, mis jääb kestma ka siis, kui meie oleme läinud. Ütle mulle, kallis sõpra Kantairit huvita ei mäss ega demokraatia ega kuningas, siis miks ometi peate iga päeva produtseerides Enjolast endaga neid teemade vaidlema? Selles hetkes ma alustasin juba 3 aastat ja kumbki ei tulnud jõuda kaugemalt. Eks ikka samal põhjusel, miks abielumees, kes on oma kaasa 3 last eadega saanud, tuleb koju teise naise parfüüm küljes ja valet tooni huulepõlta põsel. Miks muidu Enjolast nii võib-olla aega raiskaks? Eks me oleme neid lapsusinud sinna sõjamäkke oma mehega tükivist 5 ja oma elu jooksul pole temaga rääkinud nii palju kui need 2 terve pärastlõunaga. Ja kas teie arvate, et see on neile hea, et see mõjub nende vaimule hästi? Mitte eriti, aga Maarjusele on ju hästi Cosette järele jooksmine. Sulle on ju ainult sõnaraamatus kirjalikult parandamine. Me teeme kellelegi on ju hästi need kaardine kuulikud, mis meid kannatamatult ootavad. Aga see pole meid kunagi ju takistanud. Jäta Cosette rahule. Hüva päev. Teised naeravad seda, et mina sind armastan. Ja mina ütlen neile, et nad võivad naerda, aga et nad sinu nime oma räpastest suudest väljas hoiaks. Sest ma armastan. Ilma sinuta mina elada ei taha. Ja mina ilma sinuta, Maarius. Aga kas sa oled päris kindel, et just sina pead oma eluga riskima? Te mässate ju kuninga vastu ja nad alati lubavad teid tappa. Mul on hirm sinu pärast. Sellest ju rääkima. Mina võin sellega riskida. Pealegi, kui meil kõik hästi läheb, saan ma koos sinuga meie lapsi ilusamas, ohutumas maailmas kasutada. Ja kui sa värised, lähme tuppa, see on külm. Noh, Egoine, mis sa nüüd teadsid? Ega sa ometi jälle Maarjust ei jälitanud? Lollust ja veel kord lollust. Meemelise poli näiteks kunagi midagi illegaalset. Kuigi järele mõeldes salaja inimeste jälitamine pole veel ära keelatud. Te lihtsalt ei mõista, mis tunne see on. Armastada, tahta, armuda ja siis näha, kuidas tema armastab mingit rikast, ilusas kleidis ja nokkis juustega tüdrukut. Teid ju huvitab ainult see tobe revolutsioon. Ei, meil ei ole tõesti kedagi, kes mingit sellist emotsiooni mõistaks. Mine sa ka. Mina olen temast üle ja mõnine on ilmselgelt Maarjusest üle. Ja sina tahad meid lihtsalt omaenda lõbu pärast õnnetuteks armastajateks sundida. Just täpselt. Teid huvitab ainult teie Shakespeare ja Balzac, kus peavad lõpuks kõik nutma. Aga meie isegi ei taha nutta. Täpselt. Noh, sellega tuleb juba nõustuda ju. Maha nutmine, millegi pisaratatt ja nautigem. Naised on ilusad, vein on magus, südamed on julged ja taevas on sinine. Oot. Taevas on praegu tähelepanuväärselt võrdlemisi must. Õhtu on. Tuju rikkuja, missugune. Kõige ülejäänu osas oli tal ju ometi õigus. See on muidugi tõsi. Noh, ja näete nüüd siis, olegi mingit vajadust rääkida lukta läinud armastusest. Küllalt minus
tean, miks ootan vastuseid, mis mul endal olemas. Miks küll ootad aega, mis läheb, kuidas mulle ikka mahub pähe. Miks küll ootad aega, mis läheb, kuidas kõik see lollus mulle ikka mahub pähe. Miks küll ootan aega, mis läheb, kuidas kõik see lollus mulle ikka mahub pähe. Miks küll ootan aega, mis läheb, kuidas kõik see lollus mulle ikka mahub pähe. Kuule, tuleta mulle meelde, mida see ennustaja Mutsu soovitas vältida, et halvast õnnest hoiduda. Peamiselt peaksin ma hoiduma mustast kastidest, peegli lõhkumisest ja üleüldiste otsuste tegemisest. Kas te teadsite, et peale selle põhjustab otsuste tegemine peale probleeme veresoonkonna, südame, kopsuga? Lõppenud juba see jutt. Öelge mulle keegi hoopis, miks peavad rahvuskaardi mehed edaspidi kolmekesi ringi käima? aga otse loomulikult üks neist oskab lugeda, teine kirjutada, aga kolmas veab neil kahel ohtlikul indiviidil silma peal. Noh, te võite ju kaardiga irvitada, aga praegu jääb mulje, nagu oleks nemad meist paremad. Me teeme uhkeid plaane ja kõnesid, et neist ometi kuidagi jagu saada, aga nemad tulevad ja tapavad igaühe meist niikuinii. mis jutt siin käib? Vaid sa igavene pessimist. Kuidas saakski üks rahvuskaart olla tugevam meist, kui nemad võitlevad kellegi nimel, kes nende nimesid ei tea ja neist ei hooli. Ja meie võitleme iseenda, aadete ja vabaduse nimel. Nemad on lõksus kuninga küünte vahel ja lõksus oma iganenud õudses minevikus. Ja meie oleme vabad inimesed, maal, mis ei ole veel vaba. jah, tõesti, saabub aeg, kus heas töös on igaüks ja see ei ole enam aadi lõbu, kus me ei pea enam 12 tundi tööd tegema, et varu pere ära toita, kus masinad, mis juba praegu töömahtu vähendavad, teevad seda veel enam ja selle pealt teenitud raha ei lähe mitte aadlite, vaid lihtrahva kasutusse. Ja haridus on igaühele kättesaadav, nii palju, kui nad vähegi õppida jaksavad. Tudengitel on tasuta raamatud ja korterid, et nad saaksid õppida seal, et hästi eksamid ära teha. Ja õpetajad ei oleks alamakstud ja sestap oleksid nad ka tudengite vastu nii palju kenamad. Teate, unistajad te olete ja unistajateks te jääte. Kui ainult mõni kena musketikuul ei ole teie ja nende kõik ilusate unistuste vahel. Te ei jõua ju sinna. Tehke tina ja nad teevadki tina, sest inimesed on liialt lollid, liialt ahned ja liialt isekad, et midagi nii ilusat ja head ära teha. Milline rumalus, milline rumalus. Oleks Napoleon veel kauemaks kestma jäänud, oleks meil juba praegu kõik nii ilus ja hea kui üldse võimalik. Õppimine oleks tasuta, tööd peaks tegema vähem ja aadlikud oleksid kenamad. Jah, vist oleks parem öelda Napoleon liigis selle hea juhi all, võidelda tema eest kaugetel maadel ja viia meie Prantsuse vabaduse aadlitki sinna või olla siinsamas ja saada ehk ametnikuks või õpetajaks, et olukord aina paraneks ja et üks päev ka meie lapsed saaksid tema pojal üles kasvada.
kätte jõudnud hetk. leidus lõpuks keegi, kes on võimeline Enjolrase 5 minutiks vait panema. Eila Mark on surnud. jah. kas see tähendab alati barrikaadide ehitamine? tema surm on uue Prantsusmaa sünd, vabaduse taassünd. võtkem lauad, võtkem toolid, võtkem klaverid, need aagi sümbolid. Jaak Uus, elagu vabadus! Elagu vabadus! Kas sa kuuled laulmas meid, mis kaasa kutsub teid? See on see laul, mis peagi ahelates lahti rebib neid. Rindeid tunnirütmis lööb, ajana kutsub teid see tund. Homme on päev, mis toites vabadust meile toob. Mis sa endast leiad jõudu, tule liitu meiega. On seatud orientaaline, kus unistuste maa. Sa ühine meiega vabadus sinna meid viib. Kas sa kuuled laulmas meid, laul, mis kaasa kutsub meid? See on see laul, mis peagi ahelatest lahti rebib meid. Rindeid tunnirütmis lööb, ajana kutsub teid see tund. Homme on päev, mis toites vabadust meile toob. Kas sa kuuled laulmas meid, laul, mis kaasa kutsub teid? See on see laul, mis peagi ahelatest lahti rebib meid. Rindeid tunnirütmis lööb, ajana kutsub teid see tund. Homme on päev, mis toites vabadust meile toob. no see koht on kindlasti muutunud. varem oli see ju nii vaikne ja rahulik ja nüüd. omanikud on muutunud ja kliendid ka. noh, nüüd sain omale selle need terviteerid. tead küll, neid oleks teine kõrts linnastamas pankrotti. midagi ma kuulsin, jah. kuule, räägi mulle, kuidas tolle kõrtsumundiga on? mul ei paistnud kunagi, et ta mees talle väga meele järgi oleks. ah, kellele too jõledi üldse meele järgi saab olla. pealegi arvan, et pärast mässu hakkab tal pool hoopis paremini minema. kui noored võidavad, siis saab tal otse sisse anda. ja kui kuningal läheb hästi, nagu tavaliselt, siis saab kõrtsis sõdurite meelispaik. oleks ju talle armas. praegu käivad seal vist tõesti ainult mässulised ja kas mulle tundus või ma nägin seal Roima kuningat ennast? ei, ta oli seal. mutipoeg töötab tema heaks. oli kord noorus, oli kord vabadus, oli kord ajad. Ega mina pole siin sellega, kes 6 aastaks värki ei kadunud. Kaotasime kõik. Too Londrusse ikka minu 5 poega sinna kuningavarka teda teenima. Mul jäi vaid 1. No, mida sina siin öösel näoga vaatad? Oleks su vennad, sina oleks kasulikud, sina lihtsalt passid siin. Raha läheb su keeles, ei too mitte midagi. Kuule, jää saa ka maits muti. Valitsin ka lõpuks viisi, kuidas mina saan ka raha oluliselt sisse teenida. Ja kindral ise ütles, et kui me aitame nendel mässajate hulluse maha suruda ja seda lõpetada, siis me saame sellise summa. Osso kuradi Kas sa siis kindral? Ütlesin jah, kindral. Nüüd kanna joogid ette ja vait. Poeg räägib niimoodi mõne vastu. Niimoodi ma teen. noh, mul söömad kannas. Oled sa ka olukorraga rahul? Nüüd selle rahaga, mis me nüüd saame, kui seda õigesti investeerida, võivad meist veel korralikud smugeldajad saada. Saaks ka mõne Hoora maja avada, kui sa endaga pärast seda veel elada suudad. Õnnistatud olgu taevääre Neitsi ja Jumalast. Nemad ei suuda mind ja vist mitte põrgugi sallida.
Cassol toetas siiski kuningat ja monarhiat. Kas see mees siis üldse lugeda ei oska? Vait. Mulle tundub, et keegi teist ei võta seda asja piisavalt tõsiselt. Montparnasse, sinu käes võib olla ju rahakott, sellelt on ka süda ja võim, aga sina ei oska neist ühtegi kasutada. Oleks kindral võimu sinu käest ära võtnud ja minu käest andnud, siis te vaid näeks head tööd. Ma ostaks ära selle tolvanite Willi, et ta tooks Comberfait käest kõik dokumendid. Ma paneks kõik need teised tohtakad paremini tööle, et nad rohkem nuhiks ja ma käsin sinul Grantaire nii ümber sõrme keerata, et ta räägib sulle kõik vabatahtlikult ja lõikab sulle langenud intrigeri ise läbi. Sina võid kah vait olla, see peaks sul näol ainult head. Esiteks, ei ole mitte keegi neist ära ostetav, eriti mitte Fööni. Ja teiseks, see, et me üldse nii lihtsalt sisse saime, on see, et Grantaire ei salli mind ja Jean rastab kõike vastupidi. Ta on Grantaire õigus oleks. Kuulge, liiga palju räägitud eesmärgist Grantaire'ist, aga tema ei ole enam üldse oluline. Tema on ju minevik ja mina ja meie oleme tulevik. Sinuga koos jooksin ma nende lollide mässajate veel ja sinuga koos hävitaksin ma nad kõik. Kas ma Grantaire, sina oleks seda sama teeks? Tead, ilge muti oled sa endale hankinud. Haiseb ta kah nagu üks õige lirva. Korksid puudub ja kui kindral seda näeb. No kuulge, mis siin toimub? Parajad lakekrantsid joovad siin juba varahommikul ja siis lähevad täis peaga veel kaklema kah. Kas mina peaksin selliste meeste üle uhkust tundma? Ise kurat tahate veel lahutus võidelda. Olge nüüd vaigindral. Esiteks ei ole siin ainult mehed. Tänapäeval võivad ka naised rollimasid toime panna. Ja teiseks, kaitsesin ainult mina, teie ja härra Montparnassi au, kui Babette hakkas solvama nii teda kui teid. Ei olnud nii, kindral. Mina väidan ainult, et meil on puudu õigest ja karmist korrast. Ja tema tahab siin kohe hakata verd lakkuma. Jah, sina ööling ja üldse vait. Niikuinii oled sina seal ainult ilu pärast. Babetti peaksite te mõlemad kuulama. Ainus põhjus, miks Babette leidsin meile juhi on Montparnassi egoism. Ja fakt, et kui te peaksite vahele jääma, siis võtaks pea maha Montparnassi, mitte Babette. Ole nüüd, vanamees. Sina pole veel midagi näinud. Sõnu, et Prantsuse kuningaid teenida küll, kuid peale videviku olen mina Pariisi tegelik valitseja. Kui sina mind meelega vanameheks kutsud, siis võib sinu sülekoer sinu pea hiljotini juures koju kanda. Isegi tervet keha ei anna tema kätte. Babette, sina hoolitsid selle eest, et ma homme hommikul pettunud ei oleks. Teie sõbrad jõuavad varsti ja mul on päris tööd ka, mida teha. Kas sa oled sina? Mina, jah. Kurat, kui oleks pidanud aimama, et kui üks öölind juba platsis on, ega teine kaugel sa olnud. Kui sa räägid minuga niimoodi, öölind. Teistmoodi sinusugustega rääkida ei saa. No see küll väga hästi ei läinud. Muidugi ei öelda, et see läks halvaks või kohutavalt. Vanamees on ennast täis. Sul on õigus, mu arv. Tead, teid vaadates ei ihka ma enam surma. Sest ma vist juba surin ja põrguna lihtsalt kaunitesti Pariisi moodi välja. Vaid, sealt tulevad teised. No, mis sa siis ka teed? No, mis ikka, eks ma ülehomse päeva. Ülehomme, aga mis siis ülehomme saama hakkas? No, ega ma tegelikult ülehomme päris ei mõtle. See on metafoor. See ei ole mitte 2 päeva pärast, see on revolutsiooni. See peab meid õntu. Kui on meid uut koitu. Näed, inimesed istuvad seal rahus ja vaimud rahus. Lipp mind taevas ja keegi kunagi vaeva. Tore lugu küll, aga millal see ülehomme siis kätte jõuab? Juba kaua on räägitud, et uus koit on tulemas, aga kindlat kuupäeva ja kellaaega ei taha meile keegi öelda. Teate, kui on Jeanrast uskuda, siis on see teie ülehomme homme hommikul. Kas te tahate teada, kui palju kattiseid toole olen mina pidanud täna tassima, et barrikaadid võimalikult kõrged saaks? Ma pidin isegi ühe tüdrukuga kohtamise ära jätma ja te ei kujuta ette, kui suured. Mis sul viga vedistada? Sina olid ju terve, aga mina oma vasaku kõlve 3. kõhre valulise põletikuga sellel ohtlikul hooajal, kus tegevad koolera ja tüüfus. Mina pidin klaverit minema tassima. Mina ei karda kuulihaava, sest et
varsti on veremürgitus käes. Irisete te palju. Pealegi sa nagu mingi tassimisega ei tegelenud ju. Ja kui ma üksi tassin, oi need tüdrukud vaatasid suurte ja säravate silmadega. Ja need võivad suured ja säravad küll olla, aga sinu teod võivad mõnegi tugevama mehe nutma ajada. Olen küsinud küla pealt, et kes on see tüdruk. Olen küsinud poiste käest, kui nad ei tea. Olen küsinud kõrtsist, et kus on see tüdruk. Olen küsinud naabri käest, kui ta ei tea. Kus on see tüdruk pika kleidiga, keda poisid keegi kätte all ei saa. Tüdruk tuli pika kleidiga, lasi mul passi tantsida. Poisid tulid pika sammuga, kuid järge ei keegi talt saa. Tüdruk tuli pika kleidiga, lasi mul passi tantsida. Silmis olid tähed ja juustes kuus, tüdruk lendas kui tuul. Tüdruk lendas kui tuul, tüdruk lendas kui tuul. Tüdruk lendas kui tuul, lendas kui tuul. Olen küsinud vete pealt, et kus on see tüdruk. Olen küsinud muusikut, kui ta ei tea. Olen küsinud allikalt, et kus on see tüdruk. Olen küsinud tuulte käest, kui nad ei tea. Kus on see tüdruk pika kleidiga, keda poisid keegi kätte all ei saa. See tüdruk tuli pika kleidiga, lasi mul passi tantsida. Poisid tulid pika sammuga, kuid järge ei keegi talt saa. Tüdruk tuli pika kleidiga, lasi mul passi tantsida. Silmis olid tähed ja juustes kuus, et tüdruk lendas kui tuul. Tüdruk lendas kui tuul, tüdruk lendas kui tuul. Tüdruk lendas kui tuul, lendas kui tuul. Et sinu juurde nad kõik siis kadusidki, jah? Oleks pidanud teadma. Kentucky, Kotas ja Pariisi kõige suurem peinilähker. Ja need kõik su muud hüüdnimed. Kuhverakk, sa hätid Kentucky juba nii valesti, et jumala eest, ma loodan, et sa ei kunagi kirjuta seda sõna oma elus. Marso, proovi väär. Sa oled, näe, vaata, vasakult olnud need kannusogad liiga lühikeseks teinud. Ja mina pole ka piisavalt läbipaistvad. Tead, mis? Proovi ise kuskil olla. Ja sina tuled jälle meie vaese artisti kallal norima. Kas sul tõesti on entsüklopeedia viimane väljaanne juba parandatud? See sai mul juba üleeile parandatud. Ja ma ei ole sõnaraamatuga peale jõudnudki lugeda. Ma ei tea, inimeste tarkus on nende sõnasalas. Ja ma ei saa oma parimalt sõbral selliseid rumalaid vigu teha. Räägite siin päris palju, aga ega meil on mingi raamat kogu. Vaat kui raamatusi siia tood. Jah, te ei maksa ka eriti midagi. Ja kui kõrtsu peremees tuleb sisse, tema ei oota siin maksmata. No aitäh. No kurat, siis te veel saate. Rahad, jah, aitäh. Sina, aitäh. Monsieur, siin teile plats, mida ma toon, kas aksid kaks. Mis on te soov, süda või maks, riigi või kood, sama on taks. Seisab teie ees, elu suuruse, üks pintsakas ja viis, kõrtsu peremees. Kõrtsu peremees, nägu naerul ees. Uudistamistundes on kukrus sees, teinud oma tööd, tänaval siis tööd, pingid võtab maha tema paari veel. Meeldi teeb sõbra teeneid, avali on õilisi. Miskit ei saa muidu, on igal asjal ikka oma hind. Kõrtsu peremees, lõpuks looma aeg, igal jalus kurt on tema kullaaeg. Mingi visal vett, viimast hetke vett, kontidest vaid koosneb tema liivalett. Kõigi sõber armas sooved, iga mehe perevenn. Ma täidan mitte soovid,
kurat, kuigi pigem laseks veel. Kõtsupere mees, tulnud viib, näitasin mõtteisi pääses. Vaese mehe vend, rikkama ja vaid, piisav filosoofia kallis vaid. Igaühe ilusimeel, igaühe seltsimeel. Ja kui ma kaon, siis kurat, igaühe omadega pees. Tervist, monsieur, käes pange pakk, võtke jalas, on ka vist rahvast. Olge reis on vist, tehke mingit teed, kui teil raske on vist. Kunis hali praegu, kui möödraam, saab teie kontsertkae ja neist rõõmu saab. Süle trahvisöö, kõõnused ja pehk, rändad läbi masina ning käes kõhme. Vanamärad elus, pooled kassi kaks, vorsti sisse topi ja siis otsa raks. Rahva sisse välja vooli, metsikambe sõlkor paks. Mõistlikud on hinnad, kui igal paksul peal visata. Kõige pealt on rent, ümbed välikud, kui sa vaatad peeglisse, siis viskad see. Ainumast pisutad nüüd, siis kui aknaormas astub valja. Kuigi meil on kindlad hinnad, ikka juurde maksma peab. Lahked võtab vastu kõik mu püksi tasku, kurat tema head ju mõistab peab. Hei, kõtsupere mees, tulnu elu viib, näitasin mõtteisi pääses. Vaese mehe vend, rikkama ja vaid, piisav filosoofia kallis vaid. Igaühe ilusimeel, igaühe seltsimeel. Kalja kaupa keelme, kurat, ikka nood ei ole kood. Jai, toredad kõrtsid siin Prantsusmaal tõesti, lausa imelisem. Seda kõike kujutada revolutsiooniplaneerises kõledas kohas. Aga vaadake te kõik, teist sellist riiki nagu Iirimaa ei ole mitte kusagil siin maailmas. Iirimaa on inimkonna häll, kõik head on Iirimaalt. Ja kui mina peaksin surema, on see kindlasti Iiri ristiku põldul. Lubadus on sulle ju antud. Homme avastame Prantsusmaa ja kohe, kui meil on siin asjad joon räägitud, tuleme me sulle appi. Inglise keelt Iiri pinnale enam ei räägita. Aga mõelge, kui kena see tuleb, kui me saame kõik vabalt emakeelt rääkida. Me oleme oma tegemistes vaba, me oleme oma mõtetes vaba ja oma südames ka vaba. Jaa, tuleb kena, sõbrad. Tuleb tõesti kena. Seda arvaksid sina, jah. Kui ma paremini ei teaks, arvaksime, et ainus põhjus, miks sa siin oled, on see, et nemad kõik lasevad ennast homme päev maha lasta. Noh, see juhtub kas sinuga või sinuta. Joo vähem, saabur minevikust üle. Ma tean küll, et sul on raske mulle mitte mõelda, aga mina olen homme täitsa seal kohal. Sa ei pääri kohta minu mõtetes ega ka minu sõprade omades. Ma ei soovi sulle midagi ka. Aga on ju siiski õigus. Looma olemus tõepoolest tehakse. Välja arvatud homme muidugi, sest homme avame me šampanjakorke ja tähistame võitu. Sa oled väga optimistlik. See, et me kõik neid šampanjakorke avame, ei ole kindel. Mõni kuul siin ja seal. Aga avatud need korgid saavad. Kui sa mulle nüüd ütled, siis ma sind ka usun. Aga nii igaks juhuks, kui mõni neist üksikust kuuldest peaks mind tabama, siis täna võib ära nautida. Kallis proua, teeks te mulle seda aru? Oi, teate niimoodi, kui mina niimoodi tantsin, oli vist enne sinu sündi ja toda mees ma pole juba ammu näinud. See oli eile, meil on tänane. Laske muusika mängida! Kas sa sinuga kahtlane nali? Rahva Ülli, kus sa oled? Siin. Armas sõber, kuidas oled? Kõik ühesõnaga Iirimaal. Noh, mõtletes väljas. Aga minu Preili, kuidas teiega oleks? Ma ei ole enam päris kindel. Sul on täna loomingu inimesed rohkem. See on sinu tuju, aga minuta sa elada ei saa. Aga ma ei vaja ju sind. Sa oled nagu iga teine. Veidi kallim mängu. Noh, kumb siis? Mõlema korraga tantsida ju ei saa. Ja sa tahate veel näha, et sa vahetada ei oskata. Aga temal on käed pesed.
ja meie tantsime. Noh, Grante, vähemalt sinu ma olen siin. Vähemalt sinu ma ei vihkasin. Ta tead, et vihkamine tähendab, et ta mõtleb su peale tugevalt. Aga minu ma isegi ei tea, et ma eksisteerin. Noh, täna ei saa tantsida meist igatahes kumbki. Isegi kõige halvem mees. Aga kas ta võib neid palutada? Mul on sõpru suitsetajaid, inimusta kopsuga. Aga süda on neil puhas, ilma salajoksuta. Mul on sõpru loomalengi, kes on käinud koolis. Aga neidki toidab lootus, armastuse nimeni. Otsige meid tänavatel, kohvikutest, baaridest, seni kuni püsime veel ühiselu raamides. Mul on sõpru hullumajas, kellest kahtub isamaa. Aga nende appi hüüdneis kajab terve mineas. Otsige meid tänavatel, kohvikutest, baaridest, seni kuni püsime veel ühiselu raamides. Noh, ilus ilm endale, kas pole? noh, saite infot? Küll aga, mul õnnestus Willilt teada saada, kuidas reedrid hoiavad. Röödelpakki varudest enam asja ei ole. Ja püssirohud võivad nad omaen tunnema. Lähme kuseme peale. aga mul on tunne, et see kindralile ei sobiks. Tehke asja korralikult, valage vett, ärge seadke oma elusid ohtu. No nii, on teist ka vähimatki kasu olnud või loodangate nagu ikka? Räägime või? Informatsioon on koos ja meil on õnnestunud ka nende hulka veidi segadust tekitada. jah, nimelt oma kavalatel viisidel, nendega, millega ma viisin läbi kõik need teematerjaalid. kas sa mõtled neid olid, mis me koos tegime? Nendega, millega ma viisin läbi kõik need teematerjaalid ja võrdlesin kõik need aadritaamid. Nendega õnnestus mul ka mõnda hiid omavahel tülli ajada. mitte, et nad juba ennem ei oleks üksteist vihanud. Tegeliku rasketöö tegin ikkagist täna ära mina. Teised lihtsalt võtsid minu töö üle. Ma ei saa aru, kas siis ööliblika tööl ei ole, siis me ei tee mida või? Aga mina ei ole ööliblikas ja kui ka oleks ma ikkagi parem kui ükski neist. Kui te tolle daami suu korvistate, siis asuks ka ehk asja kallale. Nad alustavad ikkagi homme. jah, nagu me täna teada saime. No, tore on. Vaadake, asi on niimoodi, et mul ei ole piisavalt mehi, keda homseks kohale tuua. Eelarve nappus ja paberimajandus. Nii et te saate revolutsiooni oma kätega alustada. Palju õnne teile. isegi mina. Noh, ma võin ju ka mõne ööliblika sinna võtta. Sa oled ometigi ennast meeste kõrval tõestanud. noh, kuuled poisid, mina olen ennast tõestanud. Lähme ja otsime mõne käe
kõigist saama. Kui nad tahavad kasulikud olla ja oma riiki teenida. just too tüdruk ei armasta oma kuningat. No aga ta armastab oma meest. Ja seeläbi ta teenibki oma kuningat. Paljud on mehi armastanud. Ma tantsisin täna ühega. Kunagi ammu tantsitud tantsu. Vabadust, mis oli. Noh, kui sul on hea mälu, hoiatad sa need siis, et nad minu ohvriks ei langeks? Mind ei hoiatatud. Ainult vabadus, mis nemad väärivad on. Vabadus olla noor ja rumal. Tead, õel sina olid ja õelaks aga jääd. Ma loodan, et sul on sellele kõrtsile kindlus. Jah, maffia. Oot, kas ma veel näen sind homme koidikul? Ma ei tea, mis ime pärast sa seda homme vaatama jääd, aga noh. Kui jääd, siis näed. Kuset, kus sa läksid? Kuset! Hallo? Kuset? Ma tean, et sa oled solvunud, aga... Marius! Ma ei saa ikkagi aru, miks sa tahad nende juurde tagasi minna. Nemad ise viskasid su välja. Sinu tõekspidamisi nemad ei tolereeri. Aga mina olen nii õnnelik, kui sul minu jaoks aega on. Ja isale meeldib oma tulevased mehega aega veeta. Sa ei mõista, Kuset. Nad on mu sõbrad. No, jah, sina oled mu armastatud. Aga nemad on mu sõbrad. Me kanname risti koos. Ja minust oli kohutav neile niiviisi puljata. Ma võlgnen selle neile. Sa võtid ennast minule. Pealegi lehes kirjutati, et kui see mäest tõepoolest homme algama peaks, saavad nad kõik surma. Võib-olla saavadki, aga vähemalt nad surevad üksteise nimel. Ja noh, kui nemad surevad ja mina elan, ei saa ma ikkagi sinu ausa abikaasana edasi elada. Sellisel juhul pean ma minema munga ordusse ja elupäevadel lõpuni andestust paluma selle eest, et ma elan. Aga kui mina lähen ja võitlen nende kõrval, siis on võimalus, kui kõik hästi läheb, et me saame oma lapsi vanemad maailmas kasvatada. See meeldib mulle ikkagi. Ma tean, anna sa mulle lihtsalt andeks. Sa tead, et ma annan. Kuulsid sa? Keegi ei tohiks homme hommikul kella 10 südalinnas ringi käia. Kuningamehed räägivad, et miskit ohtlikult peaks toimuma hakkama. Tõenäoliselt needsamad poisid. Aga noh, kui palutakse eemale hoida, siis oleme eemale. Pole päris meie asi. Mis sul on aega? Aeg on omi nairus, mis meile veel jäänud on. Vast koidikuni. Ega nad varem tõusta ei viitsi. Me erioperatsiooni küll väärt ei ole, vaid noored, rumalad ja liialt usklikud. Usklikud? Grandee, vana sõber. Kui kedagi meist kiriku lähedal nähakse, haaravad vanad munnad luudadest ja meid mina peksta. Ja kes sulle ütles, et tema kirikust räägib? Usutakse ju paljusse. Riiki ja vabadusse ja rahasse. Afrodiitesse ja oma õnne ja armastusse. Veendusesse, loomingusse ja kunsti. Kas need on asjad, mida silmas pidasid kallis Grandee? Tead, ma pidasin rohkem seda silmas, et teie paistate kõik kangesti kindlad olevat, et teie kered on rauast või on vähemalt alumiiniumist nende kuuli, sest et mina ei ole veel kuulnud, et keegi teist endale testamendi oleks ette teinud. Peale homset vajavad seda teist aga kõik. Mida mul ometi jätta oleks ja kellele? Okei, see kena lühikeses seelikus tüdruk
kes võiks sina tema unisust maha laita? jah, sul on ju mees olemas. 2 tegelikult. Siiski minu oma täpselt sama palju kui selle Tolvani. ma teen sulle Tolvani. Ma isegi ei saa, kas sa oled siin. Sa ei jaksa seda püsti tõsta. Aga kes see siis sinu kuulihaual abib? Siin on neid sinu tuulispäisudega juba esimesed minutid. aga mitte veel ja pealegi muudki võib vaja ainult vigastust. Need on mõeldud vaenlastega. rahunege, minge jahutage mõlemale. ja siin, kallid sõbrad, näete te seda, millest meie ülejäänud ainult unistada võime. aga need unistused jäävad vaid magusaks. selle peale võtame käisime Notre Dame'i elutebaki juures. Teie nägude järgi võib eeldada, et teil on õigus oma kahtlusrõõmule. Notre Dame'i juures pole ammugi midagi osta ja neid tundub vähenenud olevat. Ma ei näe ei Montparnasset ega tema soovaraka. Kas sa tõesti imestad, et nad kohale ei tulnud? Sa ilmselt imestasid siis ka, kui Jehi Juudas Kristuse reitis. Helene, sul on õigus. Notre Dame'i juures oli vaja veerand meest ära saata.
aitasin mina rõõdapaki juures inimesi koju ajada. Sealsetel meestel olid teised mõtted peas ja meil on vaja neid, kelle ainsaks elu mõtteks on revolutsioon. Nad hoolisid oma peredest. Kuid see ei tähenda, et ma oleks alla andnud. Vastupidi, mu sõbra. Päike tõuseb mõne tunni pärast ja ma loodan, et te jälgite seda päikesetõusu hoolikalt, sest see on viimane päike, mis tõuseb Prantsuse kuningriigi kohal. Robert Fär, kui palju on aega järgmise päikeseloojanduni? 18 tundi, 42 minutit ja 39 sekundit. Siis 18 tunni, 32 minuti ja 29 sekundi pärast kuulduvad õhtupäikese viimased kiired üle juba Prantsuse Vabariigi. Aga mu sõber, tohin teha ettepaneku. Mul on kahtlus, et mulle meeldib see sinu ettepanek. Kõik saab juhtuma poodikul. Aga enne seda elame ja tähistame seda, mis on olnud ja seda, mis on tulemas. Joogem vabaduse terviseks, milles me nii kaua ilma olnud, ja võrdsuse terviseks, mida varsti saab. Joogem meie lipu terviseks. Olgu lippude terviseks. Meil võitlevad ju siin 2 ilusat trikoloori. Meie sinine, valge ja punane. Ja minu roheline, valge ja oranž. Pakettide kartul üheskoos on hea. Noh, ega ma neid asju just ei armasta. Aga joomisest ei ole ma veel ära öelnud. Sina, mis olgu
kuningas Priam ja Achilles andsid kord üksteisele julma tapmiste eest. Sama tegi ka Jeesus, kui Peetrus toodes abides. Kas siis meie ometi või andestada Maarjusele, kes ei ole küll kangelane, kuid ikka sel hetkel vajab seda andestust? Palun sind, Enžolas. Maarjus on minu parim sõber ja ta ju ise tuli tagasi. Palun, lase ta meie sekka. Ma ei ole juht, ma ei ole jumal ja ma olen ateist. Kuid Maarjus on tõesti oma lubadused andnud ja andeks palunud. Pealegi nii paljud on barrikaadidelt lahkunud, et me tõesti vajame igaüht. Olgu, hankige talle relv ja üks toob viina julgestuseks. Nii et talle suudad sa andestada selle, et ta Napoleonisse usub, aga mulle mitte seda, et ma revolutsiooni ei usu. Vähemalt ta usub. Ärge enam palju jooge, sõbrad. Tilk veel, natuke naudingut ja siis magame vahetusega. Ei ole ju vaja, et keegi enne lahingut unepuudusesse sureks. Just nimelt. Kuid enne seda roosid, skol ja kaks mullill. Kas sa ei karda muud? Sa isegi ei taha siin olla ju. Sul on suva, kas me võidame või kaotame. Sinugi poolest võiks monarhia 100 aastat ka kesta. Kas või 1000. Aga ma ei karda. Ma ei nõustu Maarjusega liialt tihti, aga seekord oli tal õigus. Kaotada saan ma ainult siis, kui ma suren ilma oma sõpradeta. Mul on hea meel, ma saan oma viimast tundi veeta sinuga. Pealegi, ma ei saaks lahtuda, kui ma teaksin, et Jolly ja Cheta siia jäävad. Sa jäidki siia. Ma ju pidin. Sa kavatsid lasta maha mu parimad kliendid ja sa teed mu pojast mõrtsuka. Noh, tead, ega sellest ei saa juba esimest korda. Ega selle oled sulle ära ikkunud. Ango, mul sulle võid üks palve. Ära lase seda ilusat mässe otsa näkku. Sa mõtled seda, kes teeb välja nagu mina. Noh, paarkümmend aastat ja mõnikümmend kilo tagasi. Jah, just teda. Mul on tast natukene kahju. No mul on tegelikult neist kõigist kahju. Nad on joonud rahaga nii lahkid, isegi nad on suht vaesed ja nad võitlevad oma vähima võidu võimaluseta. See on nende enda valik. Nad võiksid oma plaani vabalt katki. See oleks pidanud mind jätma. Kes meil siin maailmas üldse mingit valikut on? No, mis sa arvad? Kas ma tapan rohkem või vähem kallis? Ma olen liiga professionaalne, et vastu peale kiitavale. Muidugi. Aga kui sa peaksid? Siis ma ütleks, et Alice mitte ainult ei tapa 2 korda rohkem kui sina, vaid ta imeb viimsegi ühegi neist vedest tühjaks. Ja, sul on minusse sama palju usku kui mu emal. Pealegi, Alice pole vampiir. Oled sa selles täiesti kindel? Oi, ma olen seda nii kaua oodanud. Ma olen kujutanud ette, kuidas igaüks neist sureb peaks. See joodiks noamaksa ja sellel nohikul löön hambad siis enne, kui ma tal ajud välja lasen ja seejärel. Oot, rahu nüüd, sa tekitad inimeste eest mulle piinlikkust. Piinlikkust, ma tekitan sulle noa ribide vahele, kui sa ei lõpeta. Me oleme seda nii kaua oodanud ja kohe on meie kõik. Sa ei saa seda poolt võtta. Jaa, aga sa siiski pead mind austama. See on minu gäng ja mina sain meile selle töö. Vait! Kindral on mingi tähtsat öelda ja ta ainult raiskate sooja õhku. Tänad sind, Pulsoon. Montparnasse, ma soovitan sul edaspidi ettevaatlikuks jääda. Kui sa käituma ei õpi, siis võib vast juhtuda, et Pulsoon saab lahti nii sinust ja võtab endale sinu gängi ja sinu öölipika ka. Kui sa seda veel kord ütled, siis ma saan vist mõlemast lahti. Aitab sellest. Ma olen muide kuulnud, et mõned teist ei julge neid mässajaid lasta. Noh, mõned neist võib vend, õde või laps seal olla. Ja seda ma teile süüks ei pane. Küll aga
kui mõnda lähedast näete, siis näidake teda kellelegi teisele. Ise võite emotsioonide tõttu mööda lasta. Ja seda riski tuleb meil vältida. Ma saan aru, et lapsi on raske lasta, kuid raske oli ka Marie Antonetti lastel, kui samasugused revolutsionäärid nende ema tapsid. Teie kuningas usub teisse ja teie võimesse teda kaitsta. Pange ennast valmis, sest varsti on minek. Sa kõnnid hämarail teil, mu samme looja, et seal, kelle maailmas valitseb õiglus, kasu saama peab. Tean, et kui langeb sa vagada, see tõotab vaid head. Sa vaatad mind kõrgel, kõiki su vendi kokku ei loenda. Neid on müriaad, taevased valvurid laotuse all näevad kõrgustest maad, näevad kõrgustest maad. On kindel koht kõigil neil, ei eksi kursilt nad ead. Ja kõigil me tegudel pilt püsib peal, kui meid jälgivad seal. Tean, et kui langeb sa vagada, see tõotab vaid head. On seatud see niit ja aegade raamat, et sind ootamas on paradiis. Kui aga langed sind saatus näa, pead maksma siis. Leida, kui teda taas varjab vangla müür, vaid siis rahu saab, tähed teavad, et saab. Mina olen üks neist ohvritest ja olen seda rõõmu
varem ainult ühe korra rääkinud ja mina pidin seda talt 3 aastat nõudma. kuid jah, see on nimigi kuulus tüdrukule, kes meie perekonna võimalikuks tegi. aga kui sina võitlesid niimoodi, siis peame meie ka võitlema ja paremini. Teie kaotasite. Kui te kõik oleks võidelnud nagu Too ja Jorras, siis ei peaks meie täna enam minema. Nad ei võidelnud. Nüüd ärme raiska rohkem aega ja hakkame minema. Isa, me teeme sulle tuhkeks. Kas sa kuuled laulmas meid, laulu, mis kaasa kutsub teid? See on see laul, mis peagi ahelatest lahti rebib meid. Ring meil trummi rütmis lööb, kajana kutsub teid see nüüd. Homme on päev, mis toites vabadust meile toob. Kui sa endas leiad jõudu, tule liitu meiega. On seatud orientaalid meil, kus unistuste maa. Sa ühine